ja Rikberg vabaviskijoonel. Jörgen Rikberg eelmisel hooajal 20 mängu Viimsi särgis keskmiselt 27 minutit, 10 punkti, vabaviskeprotsent 70,6. Hea lauapall, Hinte virutab peale siit, aga eksib. Selles suhtes Viimsil on praegu veel kõik hästi, vahe vaid 7 punkti ja nagu ma ütlesin ka, et kaitses tuleb lihtsalt juurde panna. Selli 18 on liiga palju, aga ise 11 visata on okei, ma usun. Kotte, keegi peab nüüd appi tulema, Hinte, oi. Näeme kordus ka. Ja Valdo Lips ka siin seletab siin mängijatele, kes pingil on, et seda liigutust ei ole vaja teha selle parema käega. Et isegi kui ta seal puhtalt palli puutus, siis võetakse ikkagi, kohtunik võib sulle vea anda sealt ja nii juhtuski. Eile TalTech Alexela mängis Keila korvpallikooliga. Päris kõva andmine oli seal. Siin Markus Postil jäi väga vähe puudu kolmiktuublist. Postil oli 18 punkti, 12 lauapalli ja 9 resultatiivselt söötu. Post tegi ka muidugi 11 pallikaotust, aga ikka juhtub ja siin Rikbergil päris silma kinni ei lööda, aga käsi üle näo käib. Ja TalTech võitis selle 11 punktiga, Taavi Urkatab efektiivse näitaja 38, 16 punkti, 16 lauapalli. Et Taavi lasi looma välja, muidugi vabavisket 6-0, aga muud numbrid kõik päris head. Ja pean ka välja tooma Aleksander Tassa, siis eile Keila vastu 25 minutiga 19 punkti. Ja Riia VEF mängis Raplaga 84-62, Riia VEF võitis. Saalis on täitsa audvaikus. Rikbergi teine vabavise on sees. Eil oli ka siis Pärnu spordihallis, Pärnu Sadam mängis Liepajaga 81-91. Viksne, oi! Siit tuleb küll viga, aga pulp oli ilus, muidugi viga oli enne. Tartu Ülikool Max ja Moorits võitis Riia Sellit reedel 77-71. See oli selline huvitav mäng, et kuidagi Tartul natuke oli seal õnne ka, no ma toon lihtsalt näite, et näiteks pall läks vastu rõngast. Ja ükski kohtunik ei näinud, et see pall vastu rõngast läks ja uut aega nii-öelda Sellile ei tulnud. Ja lõpuks Umbraškal ei olnud ka seal videovõimalust enam ja nii jäigi. Ja Paasoja siis pani päris kõva kontserdi seal Selli vastu 38 minutiga 26 punkti, 6 lauapalli, 6 söötu. Rikberg. Sellil 10-punktiline edu. Jaakson tuleb siis pingilt püsti. Pajic. Sünde. Nii tee nüüd julgelt. Hea sööt vasakusse nurka. Rikbergi kolmene. No ei tule praegu punkte juurde. Ja see ei olnud mitte vasaknurk, vaid ikkagi parem. Kotte. Viksne jookseb üles. Sättis seal korraks jalad paika, otsustas, et ikkagi murrab läbi Kott ja no Selli siin tahab juba esimesel veerandal need asjad ära otsustada, sest 2 punkti viskeid 18-12 ehk 66%. Aga Viimsi on 16 korda saanud vabaviskijoonel, nii et mingil määral tahaks ikkagi öelda, et Viimsi on nagu aktiivsem olnud just nende vigade välja meelitamise osas. Lauapallid võrdsed, peaaegu võrdsed 21-20. Sellil resultatiivselt sööte kõvasti rohkem. 15, Viimsil 7. Rikberg. Äkki oi vastu saab sealt Eelis. Ei, kas tõesti see ei ole viga?
tõesti ei ole kontakt nagu oli, aga lõpuks siis Viimsi ise korjab ründelauast palli. Beržins. Nii, Kott lõikab teisele äärele, Beržins nüüd. Ei olnud väga meeskondlik rünnak, ausalt öeldes. Selline keskpositsiooni vise ja eks see oli väga individuaalne sooritus. Jaakson. Praegu tundub, et ikkagi ohjad on siin selgelt Viimsi käes ja sellineid lahendusi ei leia. Või siis kui leiab, siis need on ikkagi väga rasked. Rikberg. Kas see tuli Rikbergile viga? Vaatame kordust, ma ise olen, asi oli küljes küll. Aga see selleks. Selli visanud 6 minutiga vaid 6 punkti. Kott. Beržins. No Beržins ei küsi. Beržins ei küsi ja see on ikkagi väga hea. Kokk! Nii. Hint. 3.40 jääb kolmanda veranda lõpuni. Kas nüüd on see koht, kus Viimsi läheb juhtima? Kokk küsib, tule nüüd 3 sekundi alast välja. Pall jääb siin kaduma. Ei, viga. Mõlemal meeskonnal siis vead täis. Mõlemal meeskonnal 9 pallikaotust. Kott. Beržins. No Beržins on nüüd 3 rünnakut võtnud enda peale ja mööda pannud. Nii, Hint, mine. Mine ja 2+1 ja terve Viimsi pink on püsti. Meil on viik majas. Seda me ootasime ja ma olen täna juba 5 korda öelnud, et Viimsi ei ole kordagi juhtinud. Ja nüüd on reaalsuses see esimene võimalus. Kui Hint selle avaviske sisse paneb, siis on Viimsil edu käes. Muidugi vaid 1 punktiline, aga edu on edu. Hint vabaviske joonel, Hint täna siis 8 punkti, 1 laubal, 1 sööt ja see vabavise on sees. See vabavise on sees ja Keila Kuulbet ja Läti ülikool oma vahel ka mängivad. Keila Kuulbet väikestes raskustes. Beržins. Sünd ja Hint oma vahel vahetavad. Kott. Paitsi vastu. Ja nüüd Kott siis 8 punkti. Kõik need Riia Selli minekud kuidagi ei ole midagi lihtsat. Ei ole midagi lihtsat. Korraks see Helmani sai sealt ründes lauas kätte ja maasikas sinna korvi alla. Kaks vabaviset Paitšile. Viimsi on täna teeninud välja 19 vabaviset. 19 ja meil on veel 12,5 minutit minna. Mõlemal meeskonnal 50 punkti koos. Kohe ilus vaadata. Täna Riia Selli poolt Helmanis 10, Viitolt samuti 10. Jaaks on visanud 14 silma ja Rikberg 11. Paitšist nüüd peaks Paitši arvel olema 13 ja 10 lauapall. Nii et kaksik duubel. Beržins. Kott. Strelneks pakub seda katet sinna vasakule poole, ei kasuta seda. McCoy laseb linnu teele. Oi! Oppadi! Saal on vaikne ja kus see nüüd tuli? See oli päris kõrge õhulend, ma ausalt öeldes jäänud, et miks nüüd siuke lennuk on, aga päris vinge. Kindlasti lõikab selle välja ja vaatame korduses ka. Sünd. Paitš. Kas see ei ole viga? Muidugi ma saan aru, seal on ka see, et kohtunikud lasevad edasi mängida.
aga McCoy ikkagi üritas seal Pajicit takistada päris korralikult. Oi, mis sööt. Strelnieks ei vaata korvi poole. Kott uuesti. Oi. No Kott teeb trennis niimoodi, ilma kaitseta tavaliselt. Kott 10 punkti siis 16 minutiga. Sünd. Ja Strelnieks, oi, ja Kevin Sünd. Nagu Milos Teodosic jagab neid vasakule paremale. Tegelikult siin esimesel poolal tahtis ka ühe Pajicile panna ja Sünd on mulle juba eelmisest hooajast ja üle-eelmisest hooajast jäänud silma, et ta võib panna päris teravaid sööte sinna korvi alla, kus keegi tegelikult ei oota isegi seda. Nüüd on väike segadus. Kas me seda pealtpaneku